Olen Helle-Mare Kõmmus, Hiiu maakonna rahvakultuuri spetsialist. Minu töökoht asub Kärdla kultuurikeskuse ruumides. Hiiu maakond ise on väike, saarelise asukohaga maakond. Hiiumaa pindala 1000 ruutkilomeetrit, mida jagavad omavahel 5 omavalitsust. Üks neist linn, see on Kärdla, siis Käina, Kõrgessaare, Emmaste ja Pühalepa vald. Kultuurikeskusi on 3 omavalitsusel. Kärdla linnal Kärdla kultuurikeskus, Käina vallal Käina kultuurikeskus ja Kõrgessaare vallal Kõrgessaare vaba-aja keskus. 2 valda peavad ilma majata läbi saama. Selle rahvamajade filmi tarbeks valisime Hiiumaalt 3 piirkonda. Üks neist loomulikult pealinn Kärdla, kus asub Kärdla kultuurikeskus. See hoone on ehitatud 1959. aastal ja sellest ajast on ta kasutuses kui kultuurimaja. Ta on praegu täis kultuuri keldrist laeni. See maja on oma võimalustega täna nii maksimaalselt ära kasutatud ja võib-olla isegi on jäänud pisut kitsaks see ülikond sellele tegevusele seal sees, sest majja on paigutatud nii Kärdla kultuurikeskus kui Kärdla kino ja Hiiumaa keskne raamatukogu ehk Kärdla linna raamatukogu. On veel kunstiateljee. Mõned aastad tagasi oli majakeldris veel ka noortekeskus, mis nüüd on saanud oma ruumid eraldi. Aga see ei tähenda, et kultuurikeskus oma ruumide kasutuselt oleks jäänud nüüd kohe lahkelt laiutama. Rahva huvi tegevuste ja tegemiste vastu on väga suur ja tänases päevas me ikkagi tunneme Hiiumaal, et Kärdla kultuurikeskuse ruumid on jäänud pisut kitsaks tegevusele, mis majas toimub. Tantsurühmad tänases päevas peavad jagama saale teatrite, kontsertite ja muude kultuurisündmustega. Kui aga kultuurisündmus majja tuleb, siis treeningtegevus tuleb viia majast välja kas koolimajja või tunnid jäävad lihtsalt ära. Samuti on Kärdla kultuurikeskuse juures väga aktiivselt tegus näitering, lauluringid, näituste tegevus, selleks on isegi olemas üks väike näituse saal. See on aasta ringi toimiv ja näituste ajad on ette planeeritud kõik 12 kuud. Ja loomulikult siis Hiiumaa ainuke tegev kino, mis asub ka Kärdlas. Kino toimib meil pühapäeviti, kas ja kui palju seal külastajaid on, sõltub küll filmi valikust. Nii et Kärdla on jäänud selliseks kultuuri keskpunktiks saare jaoks. Kõrgessaare vaba-aja keskus, mis on pea paarkümmend kilomeetrit Kärdlast, on algselt ehitatud kultuuri- ja spordikompleksina. Neid maju on Eestimaal üsna mitmeid, kus ühtepidi saalis mängiti korvpalli ja teistpidi siis vaadati teatrit, kino ja toimusid seal ka kõik piirkonna kultuurisündmused. Õnneks on vallajuhid aru saanud, et see ei ole hea mõte ja paar aastat tagasi ehitati valmis pisike kammersaal, kus on mahutavust 100 inimest oma väikese lavaga, nii et nüüd on Kõrgessaare vaba-aja keskuses olemas spordiruum eraldi ja kontsertsaal eraldi. See võimaldab rahulikumalt ruumi kasutust planeerida ja annab inimestele võimaluse siiski mitte seal spordivahendite keskel kultuuri nautida, vaid selleks on eraldi ruum, kaunilt kujundatud ja kaunilt sisustatud. Veel Kõrgessaare vaba-aja keskuse üks väike üllatus on puhkeruumid neile, kes tulevad külla. Oleme oma ringiga jõudnud Emmaste valda, mis tänases päevas on vald, kus kultuurikeskust ei ole. Aga ometi on Emmaste rahvas jäänud kultuurilukku väga aktiivse, kultuurilembese ja seltsielust huvitatud rahvana. Möödunud sajandi esimeses pooles 1919. aastal valmis Noorsooseltsi vahenditega ja toel Emmaste rahvamaja.
kus kohe aktiivselt pandi käima näiteringi tegevus, toimusid pidevalt seltsi õhtud, käidi väljasõitudel mööda Hiiumaad, korjati auhindu võistu näitlemises. Nii et see kõik on lugu, mis pea 70 aastat selle rahvamaja seinte vahel toimus. 1987. aastal valmis vana rahvamaja taha uus, väga suur, väga kolossaalne ettevõtmine. Tohutute vahendite toel ehitati Emmastessegi nagu Kõrgessaarde kultuuri- ja spordikompleks. Ja maja valmis. Selle hinnaks oli vana rahvamaja mahavõtmine. Hea meil oli see, et sama suure armastusega, nagu see maja ehitati, võeti ta ka koost lahti. Peremehe tunne oli säilinud nendes kohalikes inimestes, nendes peredes. Kõik palkhaaval veeti ilusasti laiali, ei aetud lihtsalt hunnikusse ja igaüks sai seal võtta ka tegelikult oma mälestuspalgijupi või majaosa või katusetüki, mida iganes. Nii et olles ise sel ajal selle asja lähedal, hindan ma väga inimeste delikaatsust vana rahvamaja nii-öelda ärasaatmisel. Teine asi on aga selle uue maja sündimisega. Sündis ta väga keerulisel ajal. Kolhoosil ju veel raha oli, ehitati võimas maja, kuid siis see aeg sai otsa. See maja sai tegutseda 5-6 aastat ja tegelikult siis käis ta üle jõu. Ja nii ongi Emmaste täna siis vald, millel oma kultuurikeskust ei ole, aga lahendus leiti. Emmaste vallas on Emmaste põhikoolis kaunis saal, mida väiksemateks ettevõtmisteks täiesti sobilik kasutada. Võimalus on ka ringide tööks Emmaste lasteaias. Tantsuringid ja aeroobikaringid ja puhkpilliorkester või mida iganes inimene soovib ja kui on eestvedaja olemas, saavad just nendes ruumides toimida. Lisaks on olemas veel Emmastes Leisu ja Valgu seltsimaja ning suveperioodil loomulikult Sõru sadamakompleks, kus on paadikuur mitmete sündmuste läbiviimise kohaks. Ja nüüd on valmis saanud ka Sõru muuseum koos oma võimalustega, koos näitusesaaliga, koos väikese konverentsikeskusega, koos muuseumitoaga. Nii et Emmaste rahvas siiski mõtleb sellele, kuidas lisaks sotsiaalsetele garantiidele tagada inimesele ka võimalus osaleda kultuurielus, saada osa sündmustest ja et sündmuse järgi ei peaks väga kaugele sõitma, et see tuleks koju kätte. Sellepärast on ka nüüd filmi valitud näitamiseks need väikesed paigad Emmaste valla territooriumit rohkem kui mujalt, et näidata, kõik on võimalik ka siis, kui sul kultuurikeskust ei ole. Aga veidi kummitab Hiiumaal inimeste puudus. Tuleb ju ometigi väsimus, kui sa oled 20 aastat, 30 aastat kultuurivankrit vedanud, sellel alal otsinud võimalusi, inimesi, tuleb väsimus, aga keda panna asemele. Ja teine asi veel Hiiumaa kultuurielu, ütleme selline kitsaskoht, praamiaeg. Kui küsida noorelt hiidlaselt, et mis on siis see hiidlaseks olemise fenomen või mis on hiidlasest teisiti, siis ühe asjana toob ta kindlasti välja aja arvestamine. Kui küsida, et mis see tähendab, kas aeg hiidlase jaoks on teine, siis ta ütleb, et ei, me peame ju praamide järgi oma aega arvestama. Me ju teame, mis kellast lähevad praamid. Kui me hakkame kodust välja minema, ehk saarelt välja minema, siis me ju teame, mis kellast me seda teha saame. Ja kui me hakkame koju tagasi tulema, siis me peame ka sellega arvestama, et ainult see kell saame me sõita ja kui me selle aja mööda laseme, siis on tükk tühja maad vahepeal, kus me saarel ei saa. Siit tuleb ka kultuurielu selline väike kitsaskoht, et planeerides kultuurisündmust, kus tahame kasutada mandrisõpru, tahame kutsuda kollektiivi külla, tahame korraldada professionaalset kontserti koos professionaalsete pillimeestega. See tähendab seda, et aeg tuleb arvestada, nii meil kui tal. Ja ta peab arvestama, et ei tasu trampida jalga, tagasi ei saa, kui praam ei sõida. Siin on oma võlu, mõni naudib seda, ta saab jääda ööseks saarele, ta saab siin pikalt olla.
mõni aga on väga kärsitu, nõuab kontsertiaja paigutamist sellisele kellaajal, et ta jõuaks veel viimasele praamile. Nii et selle kõigega me peame oma kultuuritöös arvestama ja on olnud sündmusi, kus on küll põhijõud oodatud mandrilt, torm selle võimaluse võtab ära ja siis me peame oma jõududega hakkama saama. Ja tegelikult me saame ka. Ja teine asi muidugi, me tahame ise ka väljas käia. Tihti arvatakse, et kütus on see ainukene asi, mis kulub ühele sündmusele sõitmiseks ja tagasi tulemiseks. Aga meil on autod praami peal lausa paigal seisus ja ka seal kulub raha ja vahendeid. Ise me saare peal nii naljatamisi ütleme, et kõik kultuurkapitali taotlused või ükskõik millises teises fondis taotlused tegelikult on transpordifirma toetuseks. Ega sündmuse sisulise poole peale väga suurt rõhku panna alati ei saagi. Hiiumaa rahvamajad on oma tehniliste parameetrite poolest ju täiesti normaalsed. See tähendab, et remonti saanud, on ümber korraldatud natukene ühte koma teist, aga uus aeg nõuab uusi võimalusi, seda nii inimressursi kui ka tehnilise varustatuse poole pealt. Siin on kõikidel majadel palju tööd teha, et uue aja nõuetega kaasas käia. Sest see teenuste nimekiri, mida üks rahvamaja täna peaks pakkuma, on tunduvalt laiem, neid võimalusi on tunduvalt rohkem, näiteks see sama konverentside teenendamine, aga seda kõike kaasaja nõuetele vastavalt teha. See nõuab kindlasti lisaressurssi, lisatööd ja juba palju räägitud inimressurssi. Üldiselt hindab Hiiumaa kultuuritöötaja oma olukorda positiivselt, sest garanteeritud toetus mitte küll võib-olla nii suures ulatuses nagu sooviks, aga siiski see on olemas omavalitsuste poolt. Majad on näinud natukene värvi ja mõnel pool rohkem, mõnel pool vähem saanud rekonstrueeritud. Nii et mina arvan, et kultuuritöötaja võib olla rahul. Tal on millega tegelda, tal on kelle poole oma tegevust suunata ja tal on põhimõtteliselt olemas ka see maja, see tehniline pool, et seda tegevust pakkuda.